Okei, lähme siis sujuvalt üle. Kõik on nii maiaste nägudega siin. Okei, et tänud, et te mind siia kutsusite, et mina olen Einar Eiland siis Elukeskkonna Rahvastiku Arengu Seltsist. Eile tegin teile ettekande siin juriidilisest nagu sellist manipulatsioonimehhanismidest. Täna võtame laiema spektri ette. Aga mõte on nagu selles, et vaata, et sellega on nagu viirusega, et kui te teate, millised on sümptomid ja mismoodi need sümptomid teil välja löövad ühiskonnas või nii edasi, siis te saate, ütleme, et ka vastavaid ravimeetmeid siis rakendada. Et meil on häda nagu selles, et reeglina me ei oska neid sümptomeid sellest massimanipulatsioonist ja nii edasi ära tunda üldse. Ja sellest ka pealkiri, et neokolonialism ja selle metoodikat kaasaegses ühiskonnas üldse. Ja. Aga alustame sellisest asjast, et sõbrad, meil on tegelikult vaadates seda üsna mitut päeva siin juba loengute sarja ja võttes kaasa ka Eesti siis mis ta oli siis? Eestluse elujõu kongressil saadud nagu informatsiooni. Siis meil käis sealt ka täpselt sama asi läbi, et meil on sõjaseisukord. See ei ole nali. Ja sõjaseisukorda eesmärkide näitena ligipääs toorainele, tasuta ja odavale tööjõule ligipääs tehnoloogiatele ja luua läbi selle sõltuvus, müüa enda tehnoloogiaid ja luua läbi selle sõltuvus. Ligipääs tehnoloogiatele, see tähendab tegelikult seda, et võtta sealt okupeeritavalt alalt välja nii palju tehnoloogiat kui vähegi võimalik. Põlevkivi tehnoloogiatega on paraku nii juhtunud, eks ole. Ise ei taha rakendada, aga luuakse nagu selline situatsioon, kus sa sisuliselt tasuta neid asju ära annad, aga see on nagu pikem metoodika, kuidas seda teha. Et seda võiks ka tutvustada teile. Seejärel, saavutada turg enda toodetele ja ütleme, et selline kolonialismi vormidena siis ka õigusruumi ülevõtmine ja haridussüsteemi ülevõtmine ja nii edasi. Need eesmärgid on kõik tegelikult Eesti puhul juba saavutatud. Nii et see paneb nagu tõsiselt järgi mõtlema. Et samas need meetodid ei ole siin viimase näitena 100 aasta välja mõeldis, vaid nende meetoditega, millest ma praegu rääkima hakkan, on ütleme, et tsivilisatsioone manipuleeritud juba konfutsismi ajast saadik, eks ole. Lao Tzu tegeles juba sellega, aga mitte nii tõsiselt võetavates vormides, kui nad siin välja toovad. Nii et seda pidevalt on täiustatud ligi, ütleme, 3000 aasta jooksul, kui mitte pikema perioodi jooksul. Et siin on välja toodud siis, ütleme, et selline peamine spekter nendest asjadest. Esiteks sõjaline relvastus, ütleme, et manipulatsioonimehhanismid, kui jõud üle ei käi, siis genotsiidirelva rakendamine, siia alla kuuluvad igasugused, kirikuleiva arvurauast kuni õllesummerini, eks ole. Siis majanduslik ja maailmaraharelv, näitasin just filmi sellest samast asjast teile siin natsaega tagasi. Ideoloogiline, fraktoloogiline relv, ehk see, et meile räägitakse väga palju religioonidest ja nii edasi ja nende manipulatsioonidest, aga teisest otsast kaubamärgi strateegiad ehitatakse ju samamoodi, sama printsiibi alusel ülesse. Meil on räägitud sellest, et oi kui tore, et eestlane ei ole väga selline ütleme, et religioosne rahvas. Samas see tähendab seda, et kulla sõbrad, me vaatame telekat 4,5 tundi päevas keskmiselt. See tähendab, et kui mina ei vaata, siis keegi teine vaatab 8-9 tundi päevas. See tähendab, et kui teie ei vaata, siis keegi teine vaatab teie eest. Nii et sealt need asjad nagu välja tulevad. Et kronoloogiline ja ajalooline relvastus, see tähendab, sellest on rääkinud ka Ignat Laigna. Ehk on see, et mitu korda meil viimase 100 aasta jooksul on vist 7 korda ümber kirjutatud meie Eesti riigi ajalugu. Et see tähendab küsimust sellest, et kes sa üldse selline oled.
niinimetatud eestlane. Et noh, samas, eks ole, kui te lähete näitena raamatukokku, tahate näitena leninismi kogutud teoseid saada või mingeid selliseid asju, kust uurida välja sellest, et millised olid sealse ühiskonna sellised sümptomid või mille pärast ta hävines või kokku jooksis, siis neid materjale te sealt ei leia. See viitabki sellele, et seda me oleme, ütleme, et siit käis ka mitmetes loengutes täna läbi see, et üks ühele võetakse neid samu mehhanisme üle, mis tegelikult kommunismiga omal ajal nagu päevakorras olid. Ja maailmavaateline relv, see ongi see, et pannakse erinevate nagu konkurentsisituatsiooni, ütleme, et ketipenist kuni ütleme, et peaministrini ja siis need kõik erinevad tasandid pannakse omavahel konkureerima. Aga vaatame sügavamalt sisu. Sõjaline relvastus. Eesmärk vägede sisseviimine eesmärgiga, et riik teeks seda, mida vallutaja on eesmärgiks seatud. Hävitamise eesmärgiks on materiaalsete ja struktuuriliste ja inimese füüsiline hävitamine. Ja arsenal ulatub Makarovi püssist kuni tuumarelvani. Nii et aga paraku sellel on omad puudused sellel asjal. Sõjaline relv, nagu ma ütlesin, tuumarelvast kuni Makarovini eesmärgid vallutada maa, relvastada korravalvurid, kehtestada kontroll, vahetada valitsust, kehtestada enda seadusandlus ja nii teebki riik või rahvas täidab neid eesmärke, mida okupant on talle seadnud. Paraku need eesmärgid on võimalik saavutada ka teiste vahenditega ja kohe hakkamegi neid vaatama. Aga sellisel sõjalisel relvastusel on rida probleeme. Taastatud tuleb ka populatsioon ja selle populatsiooni elutingimused ja vara hävitatakse, see on halb ju, eks ole. Sõjapidamine on kallis, süsteem vajab pidevat järelevalvet, kui järelevalve on nõrk, siis orjad tööd ei tee. Jälle paha. Aja mööduses algab partisani sõda. Stabiilsuse püsivuse saavutamine on seega äärmiselt keeruline ütleme, et relvastuse rakendamisel. Võrreldes sõjalise relvastusega on genotsiidirelva näitena rakendamine selliste probleemide puhul näitena puuduvad, kui me näitena genotsiidirelva rakendame selles kontekstis. Nii et see jällegi seesama asi, et need samad eesmärgid on võimalik saavutada hoopis teiste vahenditega ja seda pidevalt tehakse. Nii, võtame genotsiidirelva ette. Kõigile teada narkomaania, alkoholismi levik, suitsetamine Eestis väga hästi tagatud. Uued näitena relvastuse vahendid, toidulisandid, säilitusained, puhastusvahendid, ravimid, hambapasta, vaktsiiniterrorism, eks ole, need on kõigile teada. Ma arvan, et kui siin kollektiivmälu pealt seda veel taastada, seda tuleks veel teist sama palju siia juurde, ma arvan, kogu seda spektrit. Nii, arsenal kirikuleiva armulauast kuni õllesummerini sisuliselt. Kõiki finantseeritakse finantsi poolt, finantssüsteemi poolt, eesmärk, sündivuse piiramine, geneetilise baasi hävitamine, teovõimetuse tagamine. Mis veelgi olulisem, need on püsivad. Need muutuvad kultuuriruumis püsivaks. Kõik tahavad sellega tegeleda ka. Nelli Kaalikova on teinud, ma ei tea, 20 aastat, mis siin narkomaania ennetust ja nii edasi. Aga kui sa vaatad neid stsenaariumeid, eks ole, narkomaania, alkoholismi levikul, eks ole, siis need pidevalt püsivad, aina suuremaks lähevad. Pidasin nõu ka Kaitseliidu peastaabi arstidega, eks ole. Sõna otseses mõttes, eks ole, on selline situatsioon, et 25% poistest on ainult sõjaväekõlbulikud. Tüdrukutel on sellised asjad, et selle genotsiidirelva rakendamisest just selles kontekstis ilmselt ja ka igasugused raadiolained ja nii edasi siia peale veel, eks ole. Et on selline, et sünnitusjärgsete tüsistuste arv on meeletu, eks ole, igasugused nakkushaigused, värgid siia samma taha veel, geneetilised hädad, nii edasi, nii edasi. Nii et häda on selles, et see on, ütleme, et salvestumas siis meie geenimällu. Kuidas sellest välja saada? See ongi selle tänase, ütleme, et koos viibimise siis
ja selle järelkajade nagu problemaatistik, et kuidas sellest siis välja saada. Et saavutada paremaid tulemusi tuleb alustada juba varases nooruses. Hävitatakse geneetilise rahvatüve ühiskonnas, mis peamine inimese hävitab ja maksab kinni inimene ise, teeb seda rõõmuga, lilledega ja suurte ürituste raames, kus ta peab nagu sisuliselt igapäevaselt osa võtma. Näitena rahvusvahelised tasandid, kus on hoopiumisõda Hiinas, indiaanlaste hävitamine USA-s, kuiv seadus Venemaal. See on nagu rahvusvaheline tasand, eks ole, millega on neid eesmärke saavutatud. Tulemusena elavad sisuliselt indiaanlased ju enda maal reservaadis, kuhu meie oleme liikumas. Sama skeem, sama asi, kordub. Riigist riiki, maast maasse 2000 aastat. Milline on perspektiiv? Hävitatakse mitte ainult elavad inimesed, vaid ka järgne põlvkond. Tulemus on see, et juba täna 60% meie noorest on sõjaväekõlbmatud, mis saab aga siis, kui see kinnistub rahva geenimälus. Peamiseks põhjuseks on psüühikahäired ja igasugused muud vaimsed haigused. Resultaat on püsiv, salvestumas geenimällu. Vaatame edasi. Majanduslik ja maailmaraha relv. See hakkab sellest, et kuidas defineerida majandust. Aristotelese aegses majanduses oli 2 definitsiooni majandusest. Et teadus sellest, kuidas ümbritseva taskust raha kätte saada nii, et mitte ületada valuläve, see tähendas krematistikat, tuletis sõnast krematori ehk põletatud maatehnoloogia. Eks see oli see, et äärealad tuligi paljaks varastada, eks ole, sellepärast, et kui keegi hakkas väljaspoolt nagu edasi tulema, siis tal olid põletatud külad juba ees. Ta ei saanud sealt enam, sest ennem peeti nagu sõdus edasi, et võeti külavara, panti sellega edasi. Varastati järgmine küla tühjaks ja nii edasi. Võeti pantvange, eks ole, panti enda sisuliselt huvides veel näitena sõdima ja nii edasi. Ja teine on tegelikult teadus ja teadmine sellest, kuidas saada ühiskonnana ja riigina rikkaks. Vot see on see ökonoomika. Vot tegelikult see ongi see Jaan Leetsara poolt välja töötatud looduslik geneetilistel alustel baseeruv ühiskonnamudeli kirjeldus. Loengud, oligi nüüd, et Leetsar on tänapäevaks manalamees. Ma ei tea, paljudel teavad üldse Leetsar. Ja häda on selles, et nagu Leetsar hinge heitis, nii oli internet 3 nädalat peale seda oli tema materjalist kohe puhas. Nii et ei saa teile isegi viiteid anda. Ütleme, et kui te personaalselt veel, ütleme, et saime nii kaugele, et saime materjalid veel kätte ära salvestatud ja nii edasi. Kuna kristlus domineerimisega, kristluse domineerimisega kahte jumalat, et kuna kristlusega ei saanud 2 jumalat teenida, siis see teine vaikiti maha. Ehk see sama, eks ole, krematistika kui selline, ütleme, et vaikiti maha ja sellele krematistikale tegelikult panti ökonoomika silt. Sest nad ei saanud seda näidata. Ja see on juba kristluse kätetöö, eks ole, kuidas sellest krematistikast tegelikult ökonoomika sildiga välja vahetati. Ja nüüd me oleme seda õnne siin üsna mitu tuhat aastat juba, ütleme, et siis rakendanud siin Euroopas. Tänapäeva majandus võib defineerida olukorrana, kus ühed trükivad raha ja teised siis kasutavad seda ja maksavad nendele esimestele intressi. Kuid siis tõstatub küsimus, kumb on siis lihtsam teha, kas toota tooteid või trükkida raha. Sellest oli see eelmine film ka siin, mis oli just päevakorral. Aga see oli lühike kokkuvõte sellest asjast. Ideoloogiline, faktoloogiline relv, piibel, koraan, televisioon, kommunism, fašism, monarhia, demokraatia, kodanik, ühiskond, õigus, riik, kapitalism ja nii edasi. Nagu öeldud siis, eks ole, et need piiblikorrad, mis iseloomustab üldse piiblikorda, pühakirja tekst, evangelistid ja siis
ka sakraalhooned. Kui me vaatame pangandusse, töötab täpselt samamoodi. Ainuke asi, et see sama piibel on kole lühike, eks ole, et sellel on lehti on üsna vähe, eks ole. Ja lehe sõnum on ka selline, et ma ühte evangeeliumi saan teile näidata, mis teil kõik taskus on, eks ole. See on see sama, eks ole, et üks evangeelium on see sama, eks ole, üks pool ja teine pool ja sellest ju piisab kõikide probleemide lahendamisest ja neid evangeeliume on veel siin. Et see evangeeliumite maht on suhteliselt väikseks läinud, eks ole, ja küllalt konkreetseks, aga kõik toimivad selle järgi. Nagu ma ütlesin, siis nagu meil öeldakse, et eestlane ei ole väga siis, ütleme, et religioosne lahvas, samas tarbib suhteliselt palju meediat. Ja televisioon on ideoloogiate edasikandmise vahend. Ja kui veel teada, siis, eks ole, nagu ma ütlesin ka ennem, eks ole, et kordame üle, et kaubamärgi strateegiad arendatakse sisuliselt täpselt samasuguste põhimõtete alusel üles, nagu tehakse näitena religioone. Eesmärk, jaga ja valitse printsiibi süvendamine ühiskonnas, ehk teise sõnu, vaata, kui te eesti keeles ütlete jagada, valitseda, siis keegi peab sulle midagi jagama, et saaks nagu valitseda. Aga sellega me puutusime erinevate keelte tõlgetes nagu kokku, et vene keeles on ju rasteljatsa ja vlastavotsa, eks ole. Kui on teatav rasteljatsa, eks ole, et sisesta teatavasse süsteemi mitmeti arusaadav informatsioon, see lööb süsteemi kaheks, eks ole, siis need pannakse omavahel nagu konkureerivasse situatsiooni, teineteist välistavasse situatsiooni ja selle kaudu siis, ehk see on see sama, eralda teineteist. Ja see ongi see, siis me jooksemegi kinni sinna marksistlikuse dialektikasse, mis ei ole võimeline enam metalektilist tasandit ühiskonnas enam teadvustama. Ja sealt hakkavadki meie mured ja rõõmud siis pihta, eks ole, praeguses nii nimetatud lihtsustatud majandusmudelis, mida kõik kummardavad ja nii edasi. Aga võt see ongi selles, et kuidas sellest lihtsustatud, vaata lihtsaks muutuvad asjad siis, kui tekib arusaamine nendest lihtsusest. Aga, sest 3. klassi õpilasele näitena tihvõrrandeid anda, eks ole, ette, siis tal on ka need keerulised. Aga üliõpilasena need ei pruugi enam nii keerulised olla. Täna räägimegi teatavatest algoritmidest. Eesmärk siis on jaga ja valitse printsiibi süvendamine ehk eralda teineteisest, et saaks valitseda ja selle kinnistamine ühiskonnas. Eesmärgi, selle ideoloogilise tasandi, see eesmärgi on kõigil ideoloogiatel ühine, kuidas panna orjad enda huvides tööle. Ideoloogia, see on sotsiaalne tehnoloogia inimese teadvuse manipuleerimiseks. Näitena on olemas puidutöötlemistehnoloogiad, on olemas metallitöötlemistehnoloogiad, on olemas tehnoloogiad inimese teadvuse muutumiseks läbi religioonide, kultuste ja nii edasi, nii edasi. Erinevaid variante on üsna palju, kui süveneda. Ideoloogiate kaudu kinnistatakse käitumise ideaalid ühiskonnas ja ideoloogia on kui sirm, millega mitte näidata kogukonna juhtimisi tõelisi tagamaid. Ehk need ongi juhtimismetoodikad teisest otsast lähtuvad. See on üldine juhtimisteooria. Tegelikult sellist juhtimisteooriat meil nagu ühiskonnas ei käsitleta, kui käsitletakse ülikoolides, siis peamiselt nagu ettevõtte juhtimist, aga see me räägime ühiskondade juhtimisest. Sellest ei kiputa seal nagu eriti palju rääkima, see ongi päevakorda tõstnud sellest, et me peaksime selle ülikooli olles looma hakkama. Teie olete selle sama edasikandjad. Teie siin praegu. Kui leiate inimesi, davai, welcome to board, hakkam pihta. Rahastuskanalid on olemas. Euroopa Liitu kirjutasime kokku koos teaduste akadeemiatega, Eesti omadega ja veel teistega ka. Nii et rahastuskanalid on olemas, peaks hakkama tööle. Labidad kätte, põllule. Edasi, kronoloogiline ajalooline relv. See rajaneb ajaloolise alusega informatsioonil ja ülekirjutatud teadmiste kronoloogial. Ehk sellele seesama asi, millest Einar Laignaga on rääkinud, et 7 korda võim vahetunud, et kes sa siis lõppkokkuvõttes ise oled. Ja see võimaldab näha asjade üldist käiku, ehk seesama kronoloogiline tasand peaks tagama selle, et te näeksite
normaalses ühiskonnas üldist käiku või ta ei tee seda. Ja kumb siis hakkab domineerima, vot see on see defurkatsioonipunkti nimetatud, eks ole. Ja võimaldab eristada protsesse ja tagajärgi, ehk see ajaloo käsitlus peaks võimaldama teil ja teistel ka siis aru saada protsessidest ja tagajärgedest. Sellest on Ülo Vooglaid üsna pikalt rääkinud, et tegelikult ta seda ei anna. Et järelikult on kuskil mingi kahvel juba vahel olnud. Sellepärast, et mis tahes populatsioonis peaks tegelikult ajalooline kogemus tagama. Vahet ei ole, kas selleks on kassid, eks ole, koerapopulatsioon või kirbud või täid, eks ole. Ta peaks ikkagi selle ajaloolise kogemuse pealt salvestuma näitena geenimällu ja tagama lõppkokkuvõttes selle populatsiooni säilimise. Meil on paraku vastupidi, eks ole. Meie populatsioon pigem vähebub, kui kasvab, eks ole. Kas me teame, kuhu suunas meie ühiskond üldse areneb seetõttu? See on tõsine küsimus, et kas tsivilisatsiooni või debilisatsiooni suunas. Ma tahaks loota, et see aitaks teil orientatsiooni vähemalt natukesegi nagu luua või nii edasi, et ma tahaks küll sinna tsivilisatsiooni suunas nagu arenema hakata. Et see loeng siin ongi mõeldud selleks, et neid mõjutusmeetoditest nagu ülevaadet anda, aga arvestage, et see on ainult, ütleme, et me saame täna ainult pealkirjad siin ära rääkida. See kronoloogilise ajaloolise relva rakendamise kaudu siis võimupositsioonist lähtuvalt luuakse müüdid, mille kaudu juhtida inimesi ja ühiskondi. Näitena viimase 100 aasta jooksul on Eesti ajalugu 5 korda ümber kirjutatud, sellest sai juba räägitud. Ja ajaloo kaudu formeeritakse arusaam elust. Selle tulemusena Euroopa ajaloost kujunenud sõjade ja vallutusretkede ajalugu. See on fakt. Kuhu edasi? Mida selleks on vaja teha, et ori vabalt tööd teeks? Ori tahab ju saada vabadust. Kui anda orjale vabadust, siis ta ei ole enam ori. Selles on häda. Seega saab talle anda sisuliselt vabaduse illusiooni ja see tekitab küsimused, kuidas seda asja teha. Esimesel tasandil tehti seda läbi religiooni ja usu jumalasse. Hiljem, kui religioonid devalveerusid, siis võeti kasutusele ideoloogiad. Näitena marksismid, kapitalismid, natsismid, stalinismid ja nii edasi. Võtame siis maailmavaatelise relva, ehk selle spekter ongi siis, eks ole, ketipenist kuni presidendini välja, eks ole. Ja siis pannakse need erinevad, nagu need joonlaua jupid siis omavahel konkureerima. Ideaalis peaks kontseptuaalse võimu tasand andma, ehk see maailmavaateline ja nii edasi tasand ongi see kontseptsiooni tasand, mida on meil üsna pikalt juba lõhutud. See võimu tasand peaks andma tegevuses osalevatele fragmentidele teadmise et fragmentide, ma võtan selle lause uuesti, siin tuli nagu nii palju asju sisse. Ideaalist peaks kontseptuaalse võimu tasand andma tegevuses osalevatele fragmentidele teadmised tervikust ehk tervikutaju kui sellised. Võimaldab eristada, ja see tervikutaju siis võimaldab eristada õiget tegevust valest tegevusest, head tegevust halvast tegevusest ja tänapäeval eristame 2 tüüpi maailmavaadet, mosaiikne ja kaleidoskoopiline. Seda kaleidoskoopilist asja isegi, vaadake, see kaleidoskoopiline on selline asi, et teie näitena passipilti võib teile näidata ka väga mitmel erineval kujul. Seda saab näidata teile nii, seda saab näidata teile nii. Infohulk on alati ühesugune. Kui tagartpoolt vaadata, siis te ei üldse aru, kes seal on. Aga vaata, ja seda on võimalik veel anda ka sellisel kujul, et teil näitena, sa teed sellest passipildist näitena mosaiigi. Kõik saavad aru, mis seal mosaiigi peal on. Kui mina võtan sealt ühe jupi välja, siis küsite, miks see asi on puuduse, eks ole. Aga kui te panete need jupid näitena kaleidoskoobi sisse, siis on selline asi, et kaleidoskoobis on infohulk täpselt samasugune.
Ehk mina kui mängujuht loon teile pilti, 2 pilti erinevat, eks ole. Üks on siis mosaiikne maailmapilt ja teine on kaleidoskoopiline. Nagu ma seda natukese keeran, siis on selline asi, et ta saate selles kaleidoskoobis küsida, kas sulle meeldib see pilt. Aga mosaiikses maailmas saate te küsida, mis toimub. Ja see ongi see lõks, eks ole, kuidas teile see infot kuvatakse. See oli lühike sissejuhatus, tegelikult selleks võib-olla tund 2 võib-olla selle mehhanismi lahti rääkimiseks. Meie ühiskonnas domineerivaks on kaleidoskoopiline maailmavaade, seega nüüd on küsimus, kuidas see kaleidoskoop nagu inimeste peast nagu kätte saada. Et kui te teate, mismoodi see toimub, et ma andsin teile väiksed vihjed siin, kuidas see toimub, siit saate edasi inspireerivalt edasi panna. Ja lähme edasi. Kaleidoskoopilise maailmavaate korral inimene omandab sellised teadmised, mille korral ta ei saa ümbritsevast aru enam, mis toimub. Iga täiendav mõte laiendab seega kaost, sest iga uue killu lisamine kaleidoskoopi muudab kogu pilti. Jälle natukese. Eks ole, kruttida jälle uus võim, jälle natukese edasi, jälle vaata, kui palju meil järgi jäi, vaata materjale ja nii edasi. Kaleidoskoobis sa ei saa aru, kui sul mingi jupp ära võetakse. Aga selles mosaiikses maailmas sa saad selle kohe teada. Kohe on see, kes mingi muutuse esile kutsub, küsib, miks sa nii tegid? Aga kaleidoskoobis sa ei saa aru seda. See ongi see lõks, eks ole, et sa saad küsida ainult, kas sulle meeldib. Põhjustagärjeste seoste süsteem seega puudub selles kaleidoskoopilises maailmapildis. Ja mosaiikse maailmavaate korral on kõik sündmused omavahelises seoses, see võimaldab maailma tajuda kui tervikut ja luua ja tuletada põhjustagärjeste seoste ahelat kui sellisel. Iga uus fakt täiendab aga olemuselt seda sama maailmapilti või seda puslet kui sellist. Iga uus, sest ta läheb kogu aeg, kas siis zoomides sisse, ta läheb kogu aeg selgemaks või läheb ääre pealt siis, eks ole, see lõuend pidevalt nagu suuremaks, eks ole. Igat pidi, ma leian, et meie küsimus ongi selles, et kuidas selle kaleidoskoopilisest maailmapildist siis üle minna näitena sellesse mosaiiksesse. Muid võimalusi ei ole lihtsalt, nagu mina olen aru saanud. Ehk see kaleidoskoopilise idiotismi sündroomi lõks nagu ongi see kapitalismi, need samad, need tsüklilisus ja nii edasi paitub täpselt samamoodi, eks ole, või päädib täpselt samasuguse asjaga, et kui midagi ei meeldi, valime uue pildi, lõikame täpselt samamoodi puruks, eks ole, siis leitakse, et oi, jooksiski kokku jälle samamoodi. Ütleme, et kaua me laseme siis ennast lollitada, eks ole, see pimesiku mäng on siin nagu käinud juba üsna mitu tuhat aastat, eks ole. Et tuleks sellest asjast välja tulla. Kui panna diagnoos, siis see on tegelikult koomaseisund. Küsimus on selles, et kuidas sellest välja tulla. Puudub instants, kes eeltoodud sotsiokultuuriliste majanduslike julgeolekuriskidega maakondades ja ettevõtlusruumi tasandil tegeleks ja kommunikeeriks sedavõrd, et ohtude teadvustamiseni jõutaks üldse. Ehk seesama kaleidoskoop, jälle kaleidoskoop. Tuleb luua Eesti rahast, mina teen sellise ettepaneku, eks ole, mis oleks tore, kui läheks ka lõppraportisse siia, sest me plaanisime selles samas konverentsis teha ka lõppraport. Et tuleb luua Eesti Rahva Päästekomitee. Selle ülesandeks oleks kõrgem riigikaitsekursuste loomine rahva elujõu ja tema nende teemade teadvustamiseks, mis ma täna teile siin ette manasin, ja mittemilitaarse sõja juhtimismeetodite teadvustamine ülikoolides ja rahvaülikoolides. Lähtamasti me peamegi hakkama tegelema rahvaülikoolide loomisega. Muid võimalusi ma ei näe, sest ülikoolid, ta võib mingil hetkel juhtuda sinna ülikooli kavadesse, aga ma arvan, et rahvaülikoolid oleks sel juhul veitsa parem idee vast. Ja kaasaegsel infoühiskonnale sobuliku loodusega koostoimiv ühiskonnamudeli kujutluspildi loomine ja kommunikeerimine ühiskonnas. Vot need 3 asja. Aga minu poolt tänud tähelepanu eest, et tore, et kuulasite ära ja
kõik jäid nii morniks. Ei, see on algus. Need on esimesed lehed. Need on esimesed lehed, sõbrad. Esimesed mosaigi pildid selles reas. Aitäh! Palun, küsimused. Jah, kas sul küsimusi on? Kas teil küsimusi on? Me võime alustada seekord teisipidi, et kas sul on rahvale küsimusi? Et milline võiks olla tegelikult teie roll? Vaata, see ongi see, et milline võiks olla teie roll nüüd selle meeskonna moodustamisel, sest meil käib tegelikult selle peale jooks, et kuidas saada see legu kokku. Vot sellel proual oli head ideed siin ja suhted välisriikidega ja nii edasi. Jah, olid vist sina või? Ei, Maarja Lõhmus oli ka, teil oli ka minu teada mingisugused suhted, eks ole. Et nüüd tuleb mõtelda, keda siia saada, et see võidujooks käib meeskonna moodustamise peale. Milline võiks olla kellegi roll selle asja teostamisel ja nii edasi? Üksi me seda teha ei saa. Mul tekkis praegu viimane asi, mis ma kirja panin, oli see, et aga kui palju haridust või mitu klassi haridust peab üldse inimesel olema. Ehk siis, kui meie mingid vanaisad ja vanaisad said hakkama 3-4 klassiga, 6-7-ga ja see rahvaülikool, see sõna jäi mul nagu kummitama, et ülikool, et see on nagu mingi kellegi millegi ülene. Kui palju haridust peab siis olema selleks, et normaalselt mõelda tegelikult? No, omal ajal, selles suhtes on sul õigus, et omal ajal 6 klassi külakoolid või 3 klassi käinud külakooli tüüp, eks ole, suutis endale valmis ehitada maja, eks ole, pidada üleval, eks ole, loomakarja, eks ole, saate üles kasvatada 12 last, eks ole, meil on praegu jõutud nagu sinnamaale, et on üliharitud ühiskond, eks ole, aga need ei suuda, eks ole, seda populatsioonigi taastada. Samas, eks ole, ju tegelikult tehnoloogiline võimekus on viimase 100 aasta jooksul kasvanud 100 kordi, nii et see paneb tõsiselt mõtlema selle asja üle, et mis süsteemis või nii edasi me elame. Aga kindlasti see ei tähenda seda, et nüüd ei peaks nagu üldse nagu midagi õppima või nii edasi. Inimene õpib kogu elu, eks ole. Peabki õppima. Ja me peame teineteist täiendama hakkama, sellepärast me olemegi siin, eks ole, koos Maarjaga ja teiste inimestega siin, et luua see sild, eks ole, selle teadmiste ja reaalse inimeste vahel ja nii edasi, mis teil puudu võiks olla ja teinekord on selline asi, et ei tea tahtagi. Ma arvan, et see esitus oli ka selline, et ei tea tahtagi. Ja. Palun, järgmised küsimused. No nii, kas on küsimusi veel? Et sa mainisid selle alguses, et manipulatsioon hakkas juba 2000 aastat tagasi Laotsiist, et ma seda Laotsit olen uurinud ammu juba. Aga ma ei oska nagu mingit seost leida. Ma ei tea, kas see kõiki üldse hoidib seda. See on väga pikk teema. Ja ütleme, et mina olen sinnamaale välja jõudnud ja just lõpetasime ühe sellise, ütleme, et raamatu kirjutamise ka selle sama teemal. Me jõudsime sinnamaale välja. Aga seal oli terve spekter nendest asjadest. Mida nad siis juba mittemilitaarse sõja spektris nagu välja tõid ja nii edasi. Muidugi meil siin, kus need olid need? Kirjutasime just uue raamatu ka kokku, kus see sai. Need osad materjalid on siin ka olemas nendest asjadest. See on terve raamatukogu. See on terve ülikooli raamatukogu on siin sisuliselt see pulkade peal. Et osa asju on olemas. Kui Laotsist rääkida, siis oli minu keskkooli lemmikkirjandus, kui õpetaja ees rääkis mingit seda punast ainet, mis iganes selle nimi oli, mina mõtlesin Laotsi, linnad räägid tõlku. Seal ei olnud küll sellest juttu, kuidas koloniseerida teisi
rahvaid ja riike, aga seal Veretu sõja teema oli seal sees. jah, võib juhtuda, et oli, aga seal on see nii-öelda mõtteharjutuse ja maailma tajumise võtmes rohkem ma pakun, aga ega ma ei julge vaielda, sest mina lugesin ainult seda ühte brošüürikest, mida meil tõlkis niisugused haikud, et ühe haiku ära lugesid, et 2 nädalat mõelda ja võrrelda päris eluga, kuidas asi on ja siis lugesid järgmise 4 rida ja siis jälle nädal aega 2 mõelda. Ja õppisid päris elu lugema. Alati pea raamatuid lugema, võid päris elu lugeda ka, et saad ka, kui selle väikse juhendi 4-realise. Nii et kes tahab tõsisemat tükki sellest asjast saada, siin on sellest samast materjalist on vähe tõsisem tükk ka, siin on esimene ja teine osa veel sellest samast loengust, see on mingi 6 tundi. Sissejuhatus, sellel oli ka mingi 6 tundi. Nii et 12 tundi loengut rahulikult, aga siin on neid veel rohkem. Nii et kes tahab, siis materjal on olemas, welcome to board, hakkan pihta. Mis viimane leiutis oli või mille me kätte saime, oli tegelikult selline materjal nagu bioloogiline raadioside ja see on siis Ukraina Teaduste Akadeemia poolt välja antud materjalid, tõlkisime eesti keelde ka. See on raamat, mille te saate filtrina kasutada, AI-s ja nii edasi. See on eesti keelde tõlgitud. Ja bioloogiline raadioside, kus nad jõudsid, siis oli nagu nii kaugele juba, ütleme, et sellis juhtimise teooriates või värkides, et see on 60. aastate KGB õppematerjal siin, eks ole. Selle sisu on näitena see, et nad õppisid, ütleme, et see oli aeg, kus tulid mikroskoobid peale. See tähendab seda, et nad õppisid rakkusiseselt uurima inimese ja igasuguste muide rakkude näitena elutegevust ja nii edasi. Ja siis bioloogiline raadioside, siis teine osapool oli see, et samal ajal jõuti mikrokiipideni esimesteni ja kuidas need mikrokiipi tööstus hakkas 60-ndatel arendama ja nii edasi. Ja seal on väga hästi välja toodud näitena rakubioloogia elektriskeem kõrval. Rakubioloogia näitena neerud, kuidas funktsioneerivad elektriskeem kõrval, eks ole. Täiesti reaalne nagu raamat olemas. Kes tahab, eks ole, siin on see sama pilt ka peal. Aga see on selline materjal, et kord on internetis olemas, see on jälle puhas. Kord on, keegi paneb jälle üles selles suhtes, et venelased teevad väga head tööd sellega. Kui nagu ära koristatakse, pannakse jälle uuesti kuskile, jälle uuesti. Aga tegelikult tuleks materjal tegelikult eesti keeles sisse lugeda, et ma annan siit vaatamiseks teistel. Paluks järgmised küsimused. Mida sa meeskonna komplekteerimisel silmas pead ja minule tundub hea mõte, et teha nii-öelda rahvaülikooli formaadis, kuidas öelda siis, riigi, kuidas öelda, ametnike või niisuguste, kus riigil on vaja teatud funktsioone täita, seal on vaja teatud oskustega inimesi, et kui need inimesed õpetada välja paremini nägema manipulatsioonimehhanisme, et siis see on 2 varianti. Anna sealt ikka edasi sinna tahapoole ka. Kas nad tahavad seda paremini meie peal rakendada või vastupidi püüavad seda vältida, et seal on veel omaette küsimus, kus see asi reaalselt minema hakkab. Ma arvan ise seda, et vaata teadvus nagu ühendab inimest maailmaga, eks ole. Nii et ma olen siiski heatahtlikult meelestatud selles teemas, et kui meie teame neid asju, siis mismoodi te saate appi tulla, näitena meil võib materjal olemas olla, aga me ei tunne ju teie regiooni inimesi näitena, meie ei tunne siin näitena Saaremaa inimesi, sellepärast, et ma olen ise Läänemaalt, eks ole, sina olid ise Tartumaalt, eks ole, et kui teil on seal sellised kogukonnad, kellega saaks samasuguseid näitena loenguid teha, siis miks mitte teha seda. Minu teada ju
selles samas liidermeetmes on isegi võimalik taotlused esitada, et miks mitte siis teha näitena, see on üle-eestiline võrk ju, eks ole. Ja üle-eestilise võrguga ongi ju niiviisi, et kui meie seda näitena Läänemaal teeme samasuguse koolituse, siis meil on ju projekt valmis juba, eks ole, sisuliselt, mille te saate ükstapuha, mis maakonda tõsta näitena selles valdkonnas. Ja kui meil on see Läänemaal läbi viidud, siis teie saate Tartumaal juba tasuta projekti ja kui me võtame rahvusvahelise tasandi ette, no siis saaks üle Eesti panna selliseid asju, miks mitte koos Läti, Leedu ja nii edasi, et me Margoga olemegi selles suhtes nagu siin sidemeid loomas nii rootslastega kui nii edasi, et miks nendel on ju samad probleemid lahendada. Aga häda on ju selles, et meil internetisüsteem on ju nii pekki keeratud, et ta ei otsi otsingumootoritega neid tüüpe välja enam, eks ole. Et võib-olla see oleks see, teie roll või nii edasi nende asjade teostamisel. Kas see oli vastus? Jah, see on üks osa või nii-öelda laiendus teemale, et tagasi tulles konkreetseks selle juurde, et oletame, et me leiame ruumid, leiame vahendid, sul on hulka materjali, kui sa ise ei jõua, võib-olla keegi teine kannab ette, õpib selgeks, õpetab edasi, aga keda me õpetame? Kes see tuleb sinna? Kellel on selline huvi, et kui suur on see turg, ütleme siis, selle teadmise jaoks? No miks mitte näitena noortelaagrid, eks ole, ettevõtete laagrid, nagu ma ütlesin, siin ka oli välja toodud ju kõrgema riigikaitsekursus, et me oleme ju selle teema ka ju läbi käinud juba, et tegelikult oligi päevakorras kõrgema riigikaitsekursuse väljaarendamine täpselt samas kontekstis, näed, siin ongi kõrgema riigikaitsekursus, eks ole. Et tippametnikele kohustuslikkus, see kõrgema riigikaitsekursus ongi ju Eesti tippametnikele kohustuslik kursus, nii et see praktika on juba ees olemas. Aga kui me tõstatasime, siis tekkis küsimus, et aga kes need õppejõud on? Selleks hetkeks meil veel õppejõudus, et see probleem oli päevakorral. Tänaseks juba on, vaatan, et siin Eesti klubi ja nii edasi, ehk president Arnold Rüütli nagu teadusnõukogu liikmed ja nii edasi on täiesti, okei, hakkame pihta. Jaa. Aga siis tuleb sinna, ilmselgelt tuleb selle manipulatsioonimehhanismi äratundmise tarkuse juurde tuleb ka panna siis vastutuse momenti juurde, et kui te nüüd nii-öelda manipuleerite Eesti rahvaga edasi, et siis selle eest on ette nähtud sellised ja sellised nii-öelda vastutusele võtmise korrad, et te peate vältima, mitte rakendama. Et see on asi, mida vältida, et selleks tuleb selgeks õppida, et vältida, mitte rakendada, eks ole. Ja siis üks asi veel, millest ma olen sinuga juttu olnud, aga mida sa siin praegu ei jõudnud öelda, et kuna me asume erinevates ajupesu väljades nii-öelda, et meil on siin hea ristumispunkt, et küll on siin Ameerika, see on Euroliidu, siis on Venemaa, miks mitte Hiina, erinevad ajupesude ristumispunkt, et tegelikult peaks nii-öelda siis selle... ma juba tean, kuhu sa sühid. Et vaadake, me elame erinevates narratiivisüsteemides. Me elame narratiivid sõdade süsteemides. Meil on 4 rinnet. Eestist jookseb läbi 4 rinnet selles tasandis. Esiteks Hiina narratiivirinne, siis USA narratiivirinne, siis Venemaa narratiivirinne ja Euroopa narratiivirinne. 2 nendest töötavad ühes taktis, eks ole, Euroopa narratiivirinne ja USA narratiivirinne. Meie häda on selles, et kui me ei lähe üle näitena avatud narratiivisüsteemidele ja see, mis ma täna rääkisin, ongi avatud narratiivisüsteem. Mida see tähendab tegelikult, et see on ainus võimalus selles suhtes, et mismoodi meil näitena käsitletakse seda, on see, et narratiiv on see, et Venemaa laseb näitena teatava narratiivirinde lahti, eks ole, aga tema teeb selle 26-30 riigile
ta lihtsalt vaatab, pannakse üks ette, need tüübid seal 6 tükki, 4-5 tükki näitena reageerisid ühe fassongiga, tuleb vastu narratiiv sealt. Aga meie tullistame siin Eestis nagu märklaudes, et sealt tuli põmm ära, sealt järgmine märklaud, jälle põmm ära, eks ole. Me olemegi nagu sellises nagu, ütleme, et sellises nagu tüübid nagu kuskil laua taga, et nagu märk tuleb põmm ära jälle. Aga selle narratiividega on nagu selline asi, et sa tulistad nagu peeglisse nende asjadega. Sellepärast, et kui sa tulistad sinna, eks ole, siis saavad su niinimetatud liitlased ka selja taga pihta, eks ole, see on sama peeglist tulnud kuuliga, eks ole. Sellepärast, et sa hakkad sellisest ka kõverpeeglite mängus nagu osalema ja nii edasi. Et ainus tegelikult väljapääs väikeriikidele ja ütleme, et rindeäärsetele riikidele ongi avatud narratiivisüsteemile üleminek. Muid võimalusi ma ei näe. Ehk siis tõlgituna, et me peame ära tundma kõiki ajupesumeetodeid ja siis muutuma nende suhtes immuunseteks. See tähendab, et me peame lihtsalt neid teadma, siis me tunneme need ära. Ja. Just. Ja see oleks nagu kõige parem relv on aru saada, kuidas vaenlane töötab. Ja. Et selles mõttes on tööpõld väga suur ja lai, jah. Tuleb mõelda, kuidas seda siis praktiliselt saaks nii teha, et inimesed aru saavad. Vaata, asjad muutuvad siis lihtsaks, kui sa esimest korda näitena võrri mootori lahti võtsid, eks ole, palju meist on nagu selle kogemusega mehed siin, ma vaatan laua taga, et on ennem sellega tegelenud ja nii edasi, eks ole. Et esimese korra on õudselt keeruline. Vaata, nende sotsiaalsüsteemidega on täpselt samamoodi. Kui sa esimese korra räägid, eks õudselt keeruline ja nii edasi. Kui sa teise korra räägid, eks ole, siis ta saad veel sõpradele rääkida. Kui sa 6-7 korda seda läbi teinud oled, kõik seda jaga, siis muutub asi, vau. Iga kord, kui ma neid loenguid teen, jälle uued aspektid, jälle uued äratundmised, uued taipamised, nii edasi, kogu sellelt saalilt, eks ole, kes seda loengut saavad. Ega te pole esimesed, kellele ma seda teen. Lihtsalt, et welcome to board ja hakkame tegema. Te teate, et ma olen olemas siin. Maare istub ka seal taga. Sina oled ka siin. Mida me hakkame tegema? Selle ma küsingi kogu aeg konkreetselt. No seda sama, eks ole, et neid projektijuppisid ma ju rääkisin, eks ole, 5 minutit tagasi, eks ole, rääkisin siin nendest asjadest. Siis ma esitasin küsimuse, et okei, et teeme rahvaülikoolid, kes on huvitatud sinna tulema. See kõrgemate bürokraatide koolitus, jah, et nad peavad seal läbima, kui me sinna poogime sellele, mis oli siis see kõrgema riigikaitse kursus, jah, et sinna saab siis see pookida. Ma saan aru, et need, kes seda korraldavad, olid huvitatud. Sinna saab selle sokutada. Ja küll, ametnikud õpivad ära. See on see küsimus, et võib-olla neile meeldib see ja rakendavad hoopis seda, mitte et ei likvideeri seda. Et vaata, siin on nagu üks asi selle asjale. Et vaata, siin oli ka see, et vaata, aina keerulisemaks minevates süsteemides on sul ainus võimalus selleks, et seda süsteemi käigus hoida on sul on vaja inimesi harida. Eks ole, et nad üldse, sest süsteemi element saab süsteemi, kuidas seda panustada siis, kui ta saab teada või teab, mismoodi süsteem toimib. Ega sa ei saa autot ka muidu remontida, kui sa ei tea, mismoodi üks teine jupp näitena toimib, eks ole. See on loogika, eks ole. Nii, mida keerulisemaks süsteemid lähevad, seda rohkem on teadmisi vaja. Aga vaata, siis on jälle teine asi, et need teadlikud inimesed on haritud inimesed ja need hakkavad omavahel suhtlema ja nad niikuinii, eks ole, siin on väga palju neid tüüpe, eks ole, kes näitena tunnevad neid vigu ära ka, eks ole, neid samu filme, mis siin sai näidatud ja need asja, mul on seal äratundmine, mul on seal ka äratundmine, mul on seal ka, aga kui need panna üksteise järgi nüüd, eks ole, terve selle asja, eks ole, siis ta omaldab hoopis teise tähenduse ja nii edasi, aga seal... Jah, tahtsin öelda seda, ma räägin ilma. Ei, meil läheb liiti. Et selleks, et saada uusi teadmisi,
on vaja vanadest loobuda päris palju ja jube raske on, kui ikkagi lõpetad ülikooli mingil alal, see toimib ja hoiab sind elus, aga ta läheb uute teadmistega vastuollu, siis tekib inimesest konflikt. No, lihtsalt ei suuda vastu võtta uusi teadmisi. Infovood on nii suureks läinud. Et selleks, et uut peatulla on vaja vanadest loobuda. Ja kui sa vanadest loobud, siis võib väga valus olla. Et tasa ja targu, et tuleb uus info vastu võtta. Tead, see on tegelikult maatriksi küsimus ka, eks ole, et kas sul on selline alusmaatriks olemas, eks ole, et sa lolliks ei läheks nende asjadega või on sul sellised teadmised, selleks kaleidoskoobis lähed sa kindlasti lolliks, seal ei ole kahtlust. Et see ongi see lugu sellest üleminekust, sellest kaleidoskoobist pigem sinna puslemaailma, eks ole. Ehk siis mida haritum on inimesele keerulisem on. Ja selles suhtes on neid juppe on rohkem, eks ole, motoorika või ütleme, et jupid, millest ta sotsiokultuuris pilti kokku panna on keerulisem. Kas mina võin ka sellele mulle väga meeldis see viimane küsimus, et mina tahaks ka sellel teemal rääkida, sest see on põhiküsimus. Et mis siis juhtub, kui tulevad uued teadmised? Et tegelikult puhtalt selle kultuuri väljapoolest on hoopis olukord vist nii, on siin aastakümneid ja siin paradigmasid vaadatud, on, et vastuolu ei teki. Tegelikult isegi maatriks ei teki, vaid kogu see küsimus on sünteesis. Et kui õnnestub selle teadmiste peale uue selle teadmisega ehitada kõige vähemate, kõige madalamal tasandil metatasand, mis sünteesib selle vana poole ja uue poole. See on kogu semiootilise süsteemi põhialus, et kuidas sünteesida, panna kokku uut ja vana. Ja semiootiline nelinurk joonistatakse niimoodi, et vasakul pool, iga aja, iga hetke, iga probleemiga me saame esitada seda, et vasakul pool on see, mis meil on olemas ja paremal pool on midagi uut. Ja kas on see suur nii-öelda see kõik, mis on olemas õpitu ja midagi tuleb täiesti uut, kas on hästi suur või on see väike, see mehhanism on üks ja sama, mõttemehhanism on sama. Ja pigem on küsimus, kas see mõttemehhanism töötab või mitte. Meie ühiskonna probleem, ja kui ma rääkisin siin ka välis-Eestist ja pagulus-Eestist ja nüüd tulles selle juurde tagasi ühe ringiga, on see, et me ei pane seda kokku, et ei ole toimunud kokkupanemist. Et see uus teadmine tuleb, see ei ole mingi, ütleme maatriks, see on tõsine teine maailma tunnetus teistest keskkondades, aga eestlus ja eestlusena väga-väga väärtuslik, sest ta on oma seda algideed palju tugevamini hoidnud, sest ma ju näitasin seda raamatut, kuidas seda algideed lihtsalt suruti maha, valetati, keelduti, pandi vangi, kes seda levitas. Et selle mõtteviisi, et me paneme erinevad mõtted kokku ja me saame midagi väärtuslikku. Ma ütleks siia juurde, et see on asja põhiidee. Sellepärast tasub siia kokku tulla ja küsida pigem ja võib-olla ka selles dokumendis või manifestis, mida teha, et kuidas see olemasolev ja tulev ja juba ka natuke näha refleksiivselt, kuidas see kokku panna ja see uue küsimusena sõnastada. Ma ütlen veel ühe kommentaari või? Ikka võib. Ma tahan siis seda veel öelda, et see põhivastuolu selles olukorras on poliitika ja kultuuri vahel. See on sellepärast nii, et kui meil on olnud pikalt juttu, et Eesti süsteemis, mis oli totalitaristlik ja sellest üleminek selleni, et me oleme poliitiliselt vabas süsteemis, on olnud raske sellepärast, et harjumus olla raamides on olnud nii suur. Siis praegune tegelik olukord on see, et kes keda defineerib. Meil on kultuuriväli ja meil on poliitikaväli.
Poliitika surudes kultuuri mingitesse raamidesse, keelates osa Eesti kultuuri, parem osa paguluses loodud, vabas ühiskonnas loodud eestluse mõte, seda keelates poliitiliselt tegelikult on kultuuri kogu aeg survestatud. Aga paradoks on tegelikult selles, et maailmaprotsessi mõttes ja meie enda protsessi mõttes on hoopiski poliitika see, mida defineeritakse. No, ja samamoodi paguluseestlus on erinevaid poliitikaid defineerinud. Meie peame poliitikat defineerima. Ei ole see, et poliitika defineerib kultuuri, ütleb, mis on õige, mis on vale. Kõik kultuur on õige. Ja sellele poliitilisele defineerimisele ei ole keegi kohustatud alluma, vaid kultuur on tunnetuse põhine, refleksiivsus ja kõige suurem väärtus on kollektiivne tunnetus, kollektiivne refleksiivsus. Ja sellepärast ei ole üldse vaja muretseda, et me ei suudaks poliitikat ja poliitikuid defineerida ja see julgus peab olema tagasi võetud. Ja seda, et seda poliitikud ei soovi, see on eraldi teema. Aga seda, et kogu aeg küsida, küsimine on tähtis, kogu aeg küsida, mis toimub, kuidas me seda nimetame ja mitte lasta seda defineerida poliitikutel, vaid defineerida ja anda kontekst ikkagi läbi kultuuri. Et see on asja eesmärk. Ma rääkisin, vabandust, pikalt. Aga just see sama mõte oli väga tähtis, et kuidas me siis selle vana ja uue kokku paneme, aga meie puhul Eestis on ju see, et kuidas me selle vana või siis see, mis on moonutatud teadmine ja see uus on pigem see, mis on aus teadmine, mis on tegelik maailmapilt. Saate aru, mis jube seis tegelikult on? Kuidas see tegelik maailmapilt inimese keskne maailmapilt taastada, et see totalitaristlik element, mis võib-olla tahab ka poliitiliste tendentside näol toimida üle kultuuri ja ühiskonna, kuidas seda pidurdada? Et ma tänan Maarjat selle täiustuse eest, et minu arust siin on üks tasand veel, et kui siiamaani on näitena need ismid, ja nende ismide aeg on ka läbi, eks ole, religioonide aeg, need on staatilised asjad. Need on staatilised nähtused või ühiskonna fenomenid, aga tegelikult praegune ühiskond kasvavate infohulkadega süsteemid, see pärineb nagu süsteemiteooriatest, on staatiline. Või üks on staatiline süsteem, ehk need religioonid on olnud staatilised, aga meil tuleks üle minna, kasvavad infohulgad on dünaamiliselt arenevad süsteemid. Et see on totaalselt nagu, et pidevas arengus olenevad, ta on elus asi. Sest ennem näitena, ütleme, et võtame sellise asja näitena kõrvale, et kui jooksutati kokku näitena nende samade asjade alusel, millest ma siin tõin, jooksutati kokku näitena kristlik filosoofia, eks ole. Selleks läks aega 1300 aastat. Kapitalistlik filosoofia jooksutati kokku kuskil 300 aastaga. See Adam Smithi majandusteooria ja nii edasi. Kommunismiga läks 80 aastat, meie niinimetatud iseseisvusega läks 20 aastat. Nii et need kogu aeg, et need protsessid, mis enne võtsid näitena 100 või 1000 aastat ja olid pidevalt nagu inimesed olid nagu, kuidas nad õppisid ära, nüüd paned elu lõpuni selle teadmisega, ei ole. Need kogu aeg on dünaamiliselt uuenevad. Need on täiesti totaalselt erinevad nagu, kuidas öelda, maailmad. Üks on jalgrattamaailm ja teine on automaailm, eks ole. Et võidavad peamiselt need ühiskonna tasandid, kes selle ära taipavad, eks ole, ja kui meil see taipamine siin toimub, eks ole, nendel ühiskondadel on tegelikult selles, ütleme, et selles vastupanuvõime ja ellujäämise võime selles süsteemis palju parem. See on meie valiku koht. Jah, mina ka ennem rääkisin sellest, et et inimene on tegelikult väga
suhteliselt leidlik, elukas ja kohanemisvõimeline, aga nüüd on see kohanemise võidujooks on järjest läheb tähtsamaks ja innovatsioon, ühiskondlik innovatsioon on väga suure tähtsusega tehnilise innovatsiooni kõrval. Ja, täpselt. Hakkab ühiskonna innovatsioon muutub järjest tähtsamaks. Ja siin on, ma saan purjetamisega hea võrdluse teha, et finišisse jõuab ennem see, kes vähem vigu teeb. Et me teeme niikuinii mingeid vigu katse-eksituse meetodil intuitiivselt ja mis iganes ka mingite teooriate baasil ja mingid otsused, mis sa teed, niikuinii tuleb mingeid vigu sisse, aga need, kes suudavad kõige rutem vead korrigeerida, need jõuavad kõige ennem finišisse. No sellepärast oligi see spekter teile siin välja toodud, et kui ta seda need prillid nagu ette panna, mis näitavad neid karisid ja nii edasi, see oli selle tänase loengu nagu mõte, eks ole. Kindlasti võiks seda jätkata siin väga pikalt, eks ole, sest siin, nagu ma ütlesin, on video, eks ole, ligi 6 tundi või 3 tundi ja nii edasi, et võiksin lasta siit edasi käia selle, et saate pealkirjadest ka ülevaated ja nii edasi. Aga siin on materjali veel nendest asjadest. Aga lõppkokkuvõttes on see tsivilisatsiooni jätkusuutlikkuse küsimus, et kas me läheme lõppkokkuvõttes, eks ole, et see on küsimus selles, et kas me läheme sellesse tsivilisatsioonid aega tagasi, meil on, keegi rääkis siin ka ennem juba, et vist 4. tsivilisatsioon või 6. Mis meil siin on. See on päris tõsiselt olnud päevakorral meil nagu välisülikoolidega ka, et kas me läheme nüüd seekord täpselt samasugusesse ratta tagasi, nagu eelmise korra tsivilisatsioon. Ehk mis, ütleme, et meie tänapäeva ju tehnogeeniline tsivilisatsioon ei küüni ka siin 13 või 12 000 aasta tagusele tasandile, eks ole. Et kas me seekord suudame seda ennetada, seda sama asja või läheme täpselt sellesse samasse fassongi tagasi, eks ole? See on omaette huvitav küsimus võrrelda praegust tsivilisatsiooni eelmistega. No igal juhul need eelmised said hukka. Mina näen, kuidas praegu see hukka läheb, millise meetodiga ta läheb, aga samas need eelmised tsivilisatsioonid läksid hukka, aga see inimloom põhimõtteliselt ei alles. Ta lihtsalt taandarenes kuhugi, kus ta hakkas otsast tulema jälle. Aga seal oligi see sama konflikt, eks ole, selle sama tehnogeense tsivilisatsiooni peal, et lõppkokkuvõttes meil on tänapäeval juba võimalik, eks ole, sisuliselt köögilaua peal panna tehnoloogilise võimekuse kaudu kokku panna nagu massihävitusrelv, eks ole. Ja nüüd on küsimus, eks ole, kas meil jätkub seda, kas see moraalne tasand tuleb niivõrd palju järgi, et me selle nüüd ise seda köögilaua peal juhuslikult seda massihävitusrelva nagu kokku ei pane ja siis on küsimus selles nupus, eks ole, kas nüüd ütleme, et kui peamine küsimus on nagu selles, et see pärdikranaadiga efekt, eks ole, kui see, et miks me täna siin oleme, ongi sellest, et selle pärdikranaadiga efektist nagu lahti saada. Et kui me ei tea neid, siis see pärdik jääbki selle granaadiga mängima, eks ole. Ja meie naudime ainult seda splindi äratõmbmise kohta ja jälle pah. Ma tahtsin mainida nii palju, et me ei saa nagu peata kanad ka jooksma hakata. Ja. Et kui ei ole niisuguseid moraalseid eetilisi väärtusi, mida me ju tegelikult väga vähe rõhutame, siis tulebki uuesti. Tulebki pärdiku, granaadiga pärdik. Jah, täpselt. Jah, oota, seal on härrast. Jah, et me peame ikkagi mingisuguse eetikast ja moraalist lähtuva lähtepunkti endale võtma, kus me hakkame pihtagi. See peab olema kuidagi süntees. Me ei saa, me oma ogaruses, suures agaruses ja ogaruses, me ei taha ju ometigi uut minotaurust luua, et me hakkame mingit läänest ja idast ja midagi hakkame kokku panema. Me ei tea, mis sealt välja tuleb, selle peab laskma, mis oma teineteisega haakuvad, mis leiavad ühisosa. Võtta nüüd siis väliseestlastest, mida on nendelt võtta üle, et me ei saa kõike jäägitult üle võtta, ja ka meil on mingi osa ju panna juurde. Täpselt nii.
sellepärast me täna siin oleme. Ühesõnaga, missugused pusletükid hakkavad kokku, et me ei saa kandilisi ja ümmargusi omavahel kokku panna. Täpselt nii, aga sellepärast me tegimegi selle esitluse täna teile, et te teaksite, millised hammasrattad üldse selle kella sisse võiks käia, et te teaksite, et meil on osad hammasrattad olemas ja teil on ka oma hammasrattad olemas ja nüüd see ongi selle dialoogi koht, et kuidas seda asja kokku panna. On ju niiviisi? Üks koht, kus alustama peaks, on siis seesama ajaline looline narratiiv või enese defineerimine või see, et ma olen siin juba tükk aega rõhutanud ja rääkinud, et eestlane ei ole orjarahvas. Kogu aeg igal pool, küll meil see 700 aasta noorjus ja see ei ole. Et võtame siis natuke varasema aja, viikingi ajal me olime tõelised kunnid, me olime need, kes määrasime Läänemerel, kuidas asjad käivad. See on, kõik on suhteline nii-öelda, aga me peaksime tõesti sellest alustama, et rahvuslik eneseuhkus taastada. See on üks väga tähtis pusletükk, see innustab tõenäoliselt ka seda uhket rahvast siis edasi jätkusuutlikult pidama, hoidma ja arendama. Kuidas tundub, on hea plaan alustada sellest, et kes me tegelikult oleme. Praegu, me siin kaardistame ära kõiki neid jamasid, mis meil ühiskonnas siin toimub ja on ja leiame, et need on globaalse süsteemi killud, mis siia jõuavad. Aga me peame kõigepealt oma rahva nii-öelda iseteadvuse, mõttemalli muutuse või nii-öelda siis sellega hakkama saama, selle nii-öelda narratiivi muutuse või mõttemaailma või mõtteviisi muutuse, et meist, et kui me ise ei tee, siis ei tee mitte keegi. Ega koolipapa ei saa sind kulbiga pähevalades targaks teha, et sa pead ise õppima. Tervist arst sinule kulbiga sisse ei vala, et sa pead ise oma ihu hoidma terve. Samamoodi on selle rahvusliku iseteadvuse ja enesemääramisega, et sa pead seda ise tegema, keegi teine ei tule seda tegema. Kalev, vaata, selles samas protsessis võid sa, kui sa vaatad neid asju ei tea, siis sinu isiklikust minapildist, eks ole, võib väga vähe järgi jääda niiviisi, et sa ise ka seda tähele ei pane. Üks mõte veel lisaks, et leiunduses on erinevad, kui sul on mingi probleem, sa pead lahendama, mis iganes tehniline probleem või mis iganes, meil on siin praegu ühiskondliku leiutamise teema, siis esimene etapp on probleemi teadvustamine, siis on info kogumine ja siis on lahenduste sünteesimine info põhjal ja probleemi nii-öelda sidumine infoga. Et see on nagu see info osa seal, kuidas nii-öelda manipuleeritakse, kuidas sellest lahti saada ja nii edasi. Et analoogiad on väga toredad ilmselt leiundusega. Need sõnad võib-olla on keerulised sellepärast, et me peaksime nagu katsuma sõnastada, et kuidas me nendeni jõuame. Mis on siis see, mida me tegelikult vajame, et sellist uut tervikut sünteesida. Ja kas ma eile või kus ma seda rääkisin, ma ei tea, kas ma võin öelda uuesti, on tegelikult kogu see ühiskond, mis toimub ja toimib, on 3-tasandaline. Selleks, et saada süsteemi, mis meile sobib, nii nagu aastal 1920, kui lugeda ja need on saadaval, kuidas tehti Eesti Vabariiki, kuidas tehti Eesti Vabariigi esimest põhiseadust. Jüri Uluots, noor mees, tuli Peterburist, lõpetas õpingud ja üks noor mees tegi väga hea põhiseaduse. Ta oli maailmas täiesti eriline põhiseadus oma demokraatlikkuses, ta oli eeskujuks, inglased kõik imetlesid. Sõnaga, see mõtte saavutus, nagu meil 1920 siis võeti vastu, issand, kas ma ütlen õigesti? Jah, põhiseadus 20, et see protsess ja see mõtteviis tuleb taastada. See muidugi põhines maaseaduse vastuvõtmine ja põhiseadus, et sellist hüpet kvaliteetselt oma rahva korrastamisel. Ja see, kuidas see toimus? See toimus juristide abil,
väga head juristid Eestis, juristid, kes otsisid nii-öelda lõid loomuõigust. Loomuõigus on see õigus, mis on rahvale kollektiivselt iseloomulik. Ja meil on aeg, kus küsida jälle, et missugune on eestluse loomuõigus. Mis on see loomuõigus? Sest igalt poolt on tulnud nii-öelda kilde ja seadusi vastu võetud ja nii edasi, aga peaks tegema ükskord läbi intellektuaalse lõbuna selle, et no millise põhiseaduse, millisele loomuõigusele põhineva, millistest loomuõigustest lähtuva me peaksime endale tegema. See on üks küsimus. Ja teine on see, et ühiskonna toimimise struktuur on kolmekihiline. Esimesed on meie ühisoleu ja eksistentsi põhinevad müüdid. Me peame olema suuteliseks oma, mis sa rääkisid, identiteeti, aga identiteeti ilma müüdi loomiseta ei saa kujundada. Meil puuduvad praegu ühised müüdid või on nad väga nõrgaks jäänud. Millised on need ühised müüdid, mille ümber me koondume? Teiseks on see, et mis me koos teeme, on väärtused. Millised on need väärtused, mis panevad meid tööle ja me tahame iseennast arendada, pered, kodu ja kõike seda maad ja hoida. Ja sõnaga on see tegevuse rollid ja müüdid. Nüüd on see teine tasand. Ja kolmas, missuguseid inimesi, missuguste omadustega inimesi me vajame, et seda ühiskonda üleval ja toimivana hoida. Ja sõnaga ideaali müüdid, ühised tegevus, kollektiivse tegevuse müüdid ja persooni tasandi müüdid. Ja see võiks olla üks harjutus meile kõigile. Seda mudelit olen ma andnud aastakümneid oma esimese, teise, kolmanda kursuse tudengitele. Palun looge need müüdid, analüüsige müüdid. Ja seda me peaksime tegema kõik. Et siis neid nagu teoreetilisi, keerulisi küsimusi neid võib esitada, aga me peame jõudma selleni, et me praktiliselt tunnetuse põhiselt küsime need uued küsimused ja teeme selle müüdisüsteemi ja põhiseadusliku mõtte. Ma siin kuulates ja analüüsides natukene juba mitmeid päevi või isegi rohkem nädalaid või kuid siin leidsin niisuguse huvitava seose, et mida rohkem, kuidas öelda, tsentraliseerub ära raha, võim, kõik need asjad, seda rohkem see irdub reaalsusest ja tegelikust sellest, mida vaja oleks. Ehk siis detsentraliseerimine on niisugune võlusõna, mida tuleb teha. Et demokraatia detsentraliseerimine, et küla tasemel otsustataksegi ära, tehakse. No on see teine tasand, kui külade liit või ma ei tea, maakondade liit või see on see riik ise, et siis sinna, aga ikkagi sinna lähevad ikka külast, mitte ei ole eraldi profid mingid kuskilt. Et see on see detsentraliseerimine, niisugune hea, kuidas öelda, valem või skeem või võlusõna, kuidas saaks nagu paremat ühiskonda leiutada. See kehtib erinevates valdkondades igal pool ja see tarkus ei pea ka olema ainult ühes ülikoolis, vaid see peab jõudma samamoodi iga nii-öelda targema külameheni kohale. Et kuidagi peab sellised tänapäeva infoühiskonnas on tegelikult tarkuse jagamine suhteliselt lihtne, kui jällegi oma isiklikud serverid töötavad. Kui me ei sõltu mingist Google'ist. No nii, on siis nüüd teema ammendunud. Jätkame järgmise mehega.